tulemast tutvustavasse videosse Gustav Adolfi Gümnaasiumi meediaseadmetest. Selles videos õpid, kuidas kasutada Sony A7 II kaamerat ning selle rakendusviise tulevastes kooliprojektides. Sony A7 II on väga korralik kaasaskantav kaamera, mis on küll päris suur, kuid vägagi võimekas. Tänu enneolematule stabilisatsioonile, mis töötab 5 erinevas suunas, saab sellega jäädvustada stabiilseid fotosid ning videoid. Esmalt tuleb kaamerale kinnitada loomulikult objektiiv. See kinnitub kaamerale kella liikumise suunas. Samuti on vaja ka laetud patareisid. Patareide asukohta saate vaadata siit. Eraldi patarei laadijat kaameraga kaasa ei saa. Selle tõttu tuleb laadimiseks kasutada USB kaablit. Kõige viimane, kuid mitte vähem olulisem asi on mälukaart. Kasutuseks sobib iga SD-kaart. Pesa asub kaamera paremal pool. Kaamera sisse lülitamiseks tuleb kasutada on-off nuppu. Seejärel saabki juba pildistama või filmima asuda. Selle kaameraga pildistamine on väga kerge. Esmalt tuleb vajutada õrnalt paremal üleval asuvat nuppu fokuseerimiseks. Nuppu täiesti alla vajutades kaamera pildistab. Kaamera ekraanis paremal asuvat play nuppu vajutades saab vaadata viimati tehtud pilti. Muuta on võimalik ka säriaega, valides kettal tähe S. See seab säriaja prioriteediks. Säriaega on võimalik muuta kaamera ees asuva kettaga. Muuta saab ka isat vastavalt soovile. Seda tuleb muuta ning ise vaadata, kuidas pilt kaameras on. Kaameral on veel mitmeid erinevaid pildistamisrežiime ning on igale maitsele sobivaid võimalusi. Selle kaameraga on võimalik filmida väga kvaliteetseid HD videoid. Video alustamise nupp paikneb üleval paremal ääres. Soovitud tulemuse saamiseks tuleks kasutada manual mode'i. Sellega saab muuta seaded just endale sobivaks. Loomulikult on olemas ka automatic mode, mida kasutades pole vaja nii palju vaeva näha. Kuna kaamera seda toetab, on soovitatav filmimisel seada säriaeg 1/60 sekundi peale ehk 60 pilti sekundis. Kõige parema kvaliteediga faili formaat, millega tuleks parima tulemuse saavutamiseks salvestada, on XAVCS. Selle jaoks on aga tarvis head ning kiiret SD-kaarti. Ja sellega lõpeb lühitutvustus Sony A7 II. Loodame, et leidsite videost abi ning oskate nüüd seda kaamerat videote ja piltide jäädvustamiseks kasutada. Soovime edu teie järgmise projektiga.